Möödunud aastal käis meil Tartumaalt külas suur madude ja muude eksootiliste loomade armastaja Alari Suurmets. Alari käis siis endale veel ühte madu ostmas ja selleks oli Kuuba poa. Madu oli siis väike ja keegi teda ei kartnud. Nüüd on madu, hüüdnimega Maris, kasvanud juba veitsa suuremaks. Hetkel reisib Maris Alari põues bussiga Tallinna. Madu Maris on palutud kaasa lööma ühel heategevusüritusel. Muide, keegi reisijatest ei tea, et bussis on 2-meetrine madu. Tuttav fotograaf siis pildistab kuulsaid inimesi siis oma lemmikloomadega, erinevate lemmikloomadega. Mulle praegu tundub, et kas ta on ikka päris või ta on... Ta on päris, et ta on... On ta ikka elus? Täiesti elus ja ta on pisut uimane nüüd, et noh, pikk sõit on ka selja taga, et siis ta on selline, noh, ta ei ole harjunud üldiselt käima, reisima. Aga kas mõni bussireisi on juba märganud, mis sul siin põues on? Ilmselt nad midagi kahtlustavad, et midagi kahtlastanud jooksil, aga nad ilmselt ei tea, kes ja mis on. Huvitav, kas bussis pääseb valla paanika, kui reisijad saavad teada, et nendega koos vurab Tallinna poole 2-meetrine madu? Ma ei teadnud üldse, et tal on. Aga nüüd tuli väike närv sisse? Ei. Tegelikult ei karda? No, ma arvan, et parem mitte karta. Aga kui pistab siit pea välja? Ja üldse, milline see madu välja näeb ja mis ei taha teada ka. Kuhu ta praegu läheb? Mis toimub praegu? Ta on väga närviline. No, jah, praegu on hästi närviline, et ta tahaks nüüd ilmselt kõike nuusutada ja kõike vaadata ja noh, üldiselt, kuna tal on suhteliselt söögiaeg, ta tegelikult just kestus, et siit on närvist on ka näha, et ta on hästi ilusa värviga, siis ta nüüd tegelikult otsib juba süüa. Millised on bussijuhi kogemused eksootiliste loomadega? Ega siin peale koorte suurt keegi ei sõida. Aga näed, siin on vana, kellel on 2-kilone madu põues. Oi, seda pole varem ette tulnud. Enne kui jõuame Alariga fotostuudiosse, teeme Madu Marisega väikese ringi Kanal 2 ruumides, vaatame, mis juhtub, kas keegi üldse mäletab Marist, kui ta veel pisike oli. Oi, mine pekki. Tema nüüd tegelikult alles kestus, nüüd ta ootab jälle uut sööki, et kui ta nüüd koju saab, siis ta sööb. Ära, ma ei taha midagi, lõpetage ära. Minge ära sellega! Aga mina ei tea, kuidas te pärast oma Pai reetegi pai talle. Ei taha. Ei, Vilmi kohe. Okei, käib lahti ka. Kuuba silehuul poa kägistab. Kas ta juba kägistab ära? Juba kägistab, jah. Ei, no see, ta lihtsalt hoiab nagu kinni. Et ta ümber ei kuhu, muidu ta kardab maha kuhu. Kas ta hoiab nii kinni, et mul saab õhk otsa või? Ei, no siis sa võid natukene lihtsalt teda säätida. Et noh, mina suvel niitsin temaga muru, kohta oli kaela ümber, kuna talle päike meeldib, siis oli hästi hea. Niitsid muru ja tema sai päikest ja... Aga on aeg hakata vaikselt fotostuudio poole liikuma. Stuudios tehakse veel viimast lihvi kaksikutest modellidele Annale ja Nataljale. Kaksikud on väheke närvilised, Maris on ikkagi ju madu. Ma ei taha, ausalt ma ei taha hoida. Aga sa pead selle esimese sammu ära tegema, ta tuleb ju varsti sulle ümber kaela. Ma lihtsalt hoian on ja ära lase lahti. Mina olen saanud paar korda tema käest hammustada. Kägistaja maa puhul on kõige ohtlikum on see, et kui on suur kägistaja madu ja ta ründab, siis ta haarab inimesest ja hakkab koheselt kägistama, nii et kui on madu väga suur, ta keerab lihtsalt kõik puru, mis sinna alla jääb, et kas või käsi, mida iganes. Indrek, kumma käega sa pilti teed? Parema. Nii et vasak siis... See on suva. Las talle. Kui Madu Maris närviliseks muutub, eritab ta muide väga erilist halba lõhna. See meenutab lõikavalt mäda munalehka. Seda on stuudios tunda küllaga. Indrek Aleetin ütleb, et see fotosessioon on tema karjääri jooksul üks raskemaid kindlasti. Indrek on puhas poiss, pole haisudega harjunud. Tegelikult ei olegi ainult eksootlised loomad, on igasugust loomad. Ja mõte siis, et heategevusnäitus koduta loomade heaks
et siis tuntud inimesed poseerivad loomadega ja alasti seekord. Aga pildid kaksikutest koos Madu Marisega tulid välja sellised. Järgmisena peab pildistamisele tulema näitlejast juuksur Lauri Pedaja ning temaga koos mõned hiidämblikud ja tarakanid.